õhtust, hea vaataja! Mul on hea meel kutsuda sind meie avasaates kaasa mõtlema noorte osalemisele erakondade töös ning küsima, mis paneb noort inimest sellist otsust langetama. On see karjäärivõimalus, eneseteostus või hoopis hämar tagatuba, millest avalikult ei räägita? Täna õhtul kommenteerivad seda teemat meie stuudiokülalised, kelleks on Keskerakonna noortekogu aseesimees Vladimir Svet. Pean eriti tähtsaks, et erinevate poliitiliste maailmavaadetega noored oskaksid dialoogi pidada ja konstruktiivselt suhelda. Vabaühenduste Liidu EMSL kaasamise ekspert Urmo Kübar. Poliitikud heidavad oma elukutse madalat mainet tihti ette meediale ja vabakonnale, ent ega nad ise ka uutele tulemist lihtsaks ei tee. Isamaa ja Res Publica Liidu noortekogu liige Ingrid Lepik. Armastan Eestit ja eestlasi ning teen kõik, et jääksime rahvusena püsima. Noorte käes on võti edukasse eestimeelsesse tulevikku. MTÜ Avatud Vabariik juhatuse liige Sergei Metlev. Andekaid noori peletab algaja poliitiku kuvand. Ideede ja tahtejõuga noored hoiavad erakondadest eemale. No, Vladimir, me alustame sinust. Sina oled Keskerakonna noortekogu liige juba 14. eluaastast. Vastab tõele? Jah, vastab. Ma küsiks siinkohal klassikalise küsimuse. Millisest maailmavaatest räägime me 14-aastaste inimeste puhul? Mis pani sind erakonda astuma siis? Ma arvan, et kui sa oled nii noor, siis on väga raske rääkida ausalt, otseselt südamest, mis maailmavaateid sa pooldad. Minu praktika näitab, et reeglina nii noored inimesed, kui nad liituvad mõne noorteorganisatsiooniga, eriti poliitilise noorteorganisatsiooniga, siis see toimub nii noorelt mitte maailmavaate pärast, vaid sõprade pärast, mõne ürituse pärast. Isegi tihti me näeme eriti erinevatel infomessidel mõne suveniiri pärast. Teine küsimus on see, kas nad pärast suudavad endale teadvustada seda maailmavaadet, mida erakond kannab, ja nad kas nõustuvad sellega ja jäävad erakonda. Ja selliseid näiteid on väga palju. Või tegelikult nad ei võta seda vastu ja lihtsalt kaduvad sellest organisatsioonist ära. Sinul läks selles mõttes õnneks, et sel hetkel, kui sa avastasid, kuhu sa sattunud oled, siis sinu maailmavaade ikkagi klappis Keskerakonna omaga. Võt selle lause esimese osa ma nimetaks väga hinnanguliseks, aga mina küll jäin erakonda. Okay. Ja millal see arusaamine sinuni jõudis nii-öelda, kui sa kindlasti juba välistad selle, et 14-aastaselt me maailmavaatest ei räägi, siis kui kaua läks aega, kuni sa ennast nii-öelda positsioneerisid teadlikult, et nüüd ma olen Keskerakonnas ja suutsid nii-öelda põhjused enda jaoks selgeks teha? No vaata, sa ei küsi iga päev, kui sa ärkad hommikul, et kas ma olen õiges erakonnas või miks ma olen siin erakonnas. Lihtsalt, kui selliseid küsimusi küsitakse, ja siis, kui justkui jõuab kätte aeg, kui võib ka erakonda astuda, siis hakkad mõtlema selle peale. No kui ma sain täisealiseks, ma vist kohe erakonnaga ei liitunud, vist kuskil mul läks 5-6 kuud selle ajani, et mõelda ja otsustada, et ma tahan erakonnaga liituda. Selge. No Ingrid, sina kuulud IRL-i noortekogusse aastast 2009. 2007. 2007, veelgi varem. No sa olid siis küll natuke vanem kui 14 juba. Olin 16. Olid 16 lausa. Et mis sinu ajendiks sai? Minu ajendiks oli see, et kui ma läksin 10. klassi, siis ma tundsin, et mulle jääb õppimise kõrvalt aega üle, et ma tahaksin seda kuidagi ühiskondlikult rakendada ja olen üldse sellisest poliitilisest perest nii-öelda, et me oleme alati kõik asju arutanud omavahel. Ma haaran sõnasabast kinni, mida tähendab poliitilisest perekonnast? Kas teie perekonnas arutatakse palju päevakajaliste teemade üle või on teil nii-öelda erakondlik kuuluvus väga selgelt juurdunud? Ei, meie perekonnast on erakondlik kuuluvus ainult minul. Et teised me oleme lihtsalt, teised tähendab hästi sellised avatud dialoogile ja me näiteks laupäeva hommikuti ei saa kunagi kaua magada, sellepärast et tema ja isa alustavad juba hommikul vaidlemisega pihta ja siis nagu tuleb lihtsalt üles ärgata ja minna oma sõna sekka ütlema, sest ei saa lihtsalt voodis olla ja kuulata, et keegi esitab mingeid valesid seisukohti minu jaoks. Ahah, no kena, see on kindlasti väga tervitatav ja nii-öelda hoiab mõtlemist värskena. No Urmo, sina tegeled vabakonna edendamisega ja president Ilves pärjas sind selle eest nüüd möödunud vabariigi aastapäeval ka Valgetähe teenetemärgiga. Palju õnne! Aitäh!
Ometi oled sa ka erakonda kuulunud omaaegsesse Respublikasse, eks ole? Jah, siis kui teda erakonnana asutati, siis ma töötasin seal 3 aastat ja tegelesin liikmetega ja olin siis ka ise, astusin liikmeks, et see juhtus siis küll nüüd hiljem, kui siin kaasvestlejate puhul, et mina olin siis juba ülikooli lõpetamas. Selles mõttes oli pilt selge, millega sa ennast seod? Erakond ise oli uus ja ma olin politoloogia tudeng, et selles mõttes ma arvan, et see oli väga äge võimalus olla juures ühe erakonna nagu alguses. Ma arvan, et see oli kasulik kogemus, aga samas jah, et siis kui ma EMSL-i juhatajaks sain 7 aastat tagasi, siis ma leidsin, et selles ametis kuna mul tuleb suhelda kõikide erakondadega, et siis on parem, kui ma ise ei ole ühegi liige neist. Aga mis sai konkreetselt Respublikast lahkumise põhjuseks? Kas uus pakkumine oli juba ukse ees ja siis toimus üleminek niimoodi sujuvalt või sa ühel hetkel ikkagi pettusid nii-öelda selles erakonnas või poliitilises kultuuris? Ei, ma ei lahkunud kindlasti mitte niimoodi pettununa ega kuidagi uksi paugutades, et tööna ta ammendas ennast minu jaoks, nagu seda ma arvan võib juhtuda mis tahes tööl, et kus sa tunned, et sinul endal ei ole enam sellest tööst midagi uut õppida ja sul ei ole nagu anda enam midagi uut endast, et siis on mõistlik edasi liikuda ja leidsin, et... No erakonda ammendas ennast, kas sulle nii-öelda karjääriredelil tõusmise võimalusi ei pakutud Respublikas? Poliitikuks saamine ei olnudki kunagi ja ega ei ole siiamaani olnud mu jaoks mingi selline soov, et mitte, et ma kuidagi nagu poliitikutest või poliitiku ametist halvasti arvaksin, aga ma tunnen jah, et vabakond on olnud rohkem see valdkond, mis esiteks areneb kiiremini kui parteid ja on lihtsalt minu jaoks sobivam. Kena. Sergei, sina erakonda ei kuulu veel? Ei. Aga ometi kutsud sa noori ja ka vähem noori siiski üles kaasa mõtlema nii-öelda aktiivselt ühiskondlikel teemadel. Sinu aruteluõhtud klubis Šahmat on väga menukad. Esinejad on absoluutne haritlaskond. Me vaatame siinkohal klippi viimasest avatud vabariigi üritusest veebruarikuus. Noorteühing Avatud Vabariik on juurutamas traditsiooni avalike aruteluõhtute korraldamisest. Eelmisel kuul toimus Tallinna vanalinnas klubis Šahmat noorteühingu aruteluõhtu, mis keskendus küsimusele, kes on venekeelne Eesti patrioot. Üritusel esinesid ajalooprofessor David Vsevjov ja ühingu juhatuse esimees Jevgeni Kristofovitš. Muuhulgas küsiti, kas eestlased oleksid valmis aktsepteerima venekeelset Brüsseli saadikut või sootuks Eesti Vabariigi presidenti. Varasemalt on peetud seminare ka Eesti ja Vene meediateemadel, käsitledes neid kui paralleelmaailmu ning otsitud võimalikku ühisosa läbi kultuuri. Omal moel on need arutelud osa laiemast lõimumisprotsessist. Kui sa toimetad siin, kui sa teed midagi selle riigi hüvanguks, kui sa mõtled selle peale laiemalt või kitsamalt, siis sa oledki Eesti patrioot. Mida parem Eestis elada on, mida demokraatlikum see riik on, sa ei saa olla siis selle naaberriigi patrioot, kus tallatakse teatud õigusi jalge alla, sellepärast, et sa oled kultuurne inimene ja saad aru, kus on inimestel hea elada. Oled sa siis venelane, kültlane, eestlane või jaapanlane? No, Sergei, lõimumine on sinule väga südamelähedane teema, on mul õigus? Sul on õigus. Räägi meile natuke nendest avatud vabariigi seminaridest ja aruteluõhtutest, et nad on kõik osa sellisest suuremast lõimumisprotsessist. Et kas see võiks olla sinu sõnum, sinu selline slogan, kui sa ühel hetkel poliitmaastikule peaksid astuma? Olgugi, et sa võib-olla ei ole seda otsustanud veel, aga kas see võiks olla sinu nii-öelda visiitkaart? No, esiteks maha müüma ei lähe. Seda kindlasti võin öelda, et lõimumine on minu jaoks üks väga oluline teema, sellepärast, et ma olen alustanud oma ühiskondlikku tegevust sellest, et ma hakkasin rääkima sellel teemal. Ma hakkasin neid protsesse kuidagi püüdma omalt poolt mõjutada avaliku elu tegelasena. Ma näen poliitikat siiski 2 dimensioonis. Üks asi on erakondlik poliitika, teine asi on poliitika tegemine kui selline. Inglise keeles on olemas
head väljendid nagu politics ja policy. Ja kahjuks eesti keeles ei ole selliseid häid väljendeid. Meil seetõttu inimesed võib-olla assotsieeruvadki poliitikat sellega, mida teevad inimesed Toompeal, koos kõikide probleemide, konfliktide ja muude skandaalidega, mis seal toimuvad. Poliitika tegemine on kättesaadav igale aktiivsele inimesele. Ja seetõttu ma arvangi, et kui noor inimene tahab tegeleda poliitikaga, ta ei pruugi olla kohustatud minna erakonda ja siis toetama erakonna liini. Ta võib seda teha vaba inimesena, vabakonnas, valida endale teema, kasvatada kompetentsust selles teemas ja tegutseda. No, erakonna puhul oleks võib-olla boonuseks just kogu see raha ja see kahurvägi, kes sul nii-öelda taga on, et sa ei pea kogu aeg nii-öelda tegelema enda vee peal hoidmisega, nagu vabakonnas tihti, olles ka ise noorteühingu liige, see kipub olema. Kindlasti, aga see annab sulle rohkem, ütleme, et kasvatab sulle seda paksemat nahka ja võimaldab sulle elus teha asju, mida sa ise tahad teha, vaatamata sellele, mida võib-olla sulle keegi tahab peale dikteerida, sellepärast erakond annab sulle raamistiku. Erakonnas on distsipliin, erakonnas on poliitilised seisukohad, erakonnas on juht lõppude lõpuks ja nad piiravad sind igast küljest. Vales samm tähendab võib-olla ka karjääri lõppu. Erakondade liikmed, kuidas te kommenteerite? Erakonnas on raamistik, on juht, dikteeritakse ette, kas on nii? No, ma arvan, et igas organisatsioonis, mis on organisatsioonina tugev, on mõnel moel olemas raamistik, mõnel moel olemas juht. Igal juhul kõigil on olemas omad mängureeglid. Lihtsalt nendest erakonnasisestest mängureeglitest räägitakse kõige rohkem ja mis siin varjata, ka Keskerakonna mängureeglitest räägitakse ka väga palju. Kui on olemas mingid reeglid, on olemas mingi loogika, miks need reeglid niimoodi sätestatud on. Ja selleks, et mingi organisatsioon toimiks, tal peab olema mingi struktuur, peab olema mingi hierarhia, peavad olema mingid seisukohad. Ja seda Vladimir, me tuleme selle struktuuri juurde sinu puhul veel tagasi. Ma usun, jah. Ingrid, kas sa nõustud Vladimiriga või pigem Sergeiga? Sergeiga ma selles osas ei nõustuks, et vähemalt minu jaoks erakonda kuulumine on pigem selline maailmavaateline asi. Et see ei tähenda üldse seda, et ma iga päev mõtleks ja kordaks endale, et võt Reinsalu on kihvt kutt, et mulle kõik meeldib, mis ta räägib, et on asju, millega ma nõustun ja millega ma ei nõustu. Ja ma ei usu, et see sinu eriarvamus saab olla takistuseks erakonna töös, et ütleme ausalt, erakonnast tegelikult välja astuda isegi või välja visata on suhteliselt raske, et selle jaoks sa pead ikkagi, ma arvan, millegi kriminaalsega hakkama saama. No Sergei, sinu näoilme oli väga kõnekas, mis see tähendab? No ma lihtsalt seda viimast siin pereheitmist Reformierakonnas olen jälginud ka Keskerakonnas sisuliselt inimesi sunniti lahkuma ka Riigikogusaadikuid. Seetõttu ei olnud enam generaalliiniga nõus selles mõttes, et erakonnast siiski Eestis on viimasel ajal olnud imelihtne inimest välja visata isegi siis, kui ta on kaalukas figuur. Ei no jah, aga ega jälle muus olukorras ega ükski erakond ei soovi oma liikmetest lahti saada, et kui ta just ei ole tõesti tunnustatud kriminaal või siis selline tülikas tegelane, et siis see, et ta liikmemaksu ei maksa, kusagil kohal ei käi ja on võib-olla ammu ära unustanud, et ta sinna erakonda kuulub. Et see ükski ei ole kindlasti põhjus, miks kedagi välja arvatakse. Mul tekkis sind kuulates enne küsimus, et sa ütlesid, et sa ei korda endale igal hommikul, et Reinsalu on lahe kutt, aga kas sa kordad igal hommikul endale seda, et konservatiivne maailmavaade on väga äge? Ei, absoluutselt mitte. Ja mul on seisukohti, mis ei ühildu üldse erakonna peavooluga. Aga ma tõesti tunnen, et see maailmavaade minul tekkiski, et alguses ma olin noortekogus tõesti hästi seotud ja siis mingil hetkel, kui ma läksin ülikooli Tartusse, ja siis Tartus meil see klubi ta ei olnud aktiivne, ma isegi ei tea, mis seal tol ajal oli, igatahes tegevust väga ei toimunud. Ja siis ma pühendusin oma ülikooli õpingutele, et õppisin seal igasuguseid ajalooaineid ja rahvusvaheliste suhete aineid. Ja just see eemalolek noortekogust ja erakonnast tõendas mulle, et see ongi minu maailmavaade, et ma mingil hetkel olin suhteliselt ma ei saa öelda, et pahane, aga ma tundsin, et võib-olla seda poliitikat on mu elus nagu liiga palju, et ma distantseerisin ennast sellest. Ja kandis vilja, et nüüd ma tunnen, et ma olen jälle tagasi tulnud õigesse kohta. No rääkides noorte osalemisest erakondade töös ei saa me kindlasti üle ka ümber poliitrolleritest.
Karl Lindam avaldab meie Facebooki lehel arvamust. Kui oleks võimalik poliitikat teha nii, et ei peaks järgima suurte erakondade ideoloogiaid ning samas oleks võimalus omada ka tõsiselt võetavat sõnaõigust, on see täiesti tervitatav idee. Jah, kuidas nüüd on selle teisiti mõtlemisega, et praegu Eesti Vabariigi peaministriks pürgiv Taavi Rõivas, teda on väga tihti nimetatud poliitbroileriks. Ja kui see nii peaks olema, et tegemist on muidugi subjektiivse hinnanguga, aga kui see nii peaks olema, siis on neil ju tegelikult päris hästi läinud, et kas ei ole siis nii-öelda mitte iga kuuleka reamehe idee lõpetada peaministrina. Et räägitakse ju, et broilerid, mis neist ikka ja ega nad sinna nii-öelda riigimeeste ja selliste aatemeeste sekka nagu nii kunagi ei jõua, aga alustame siis sellest, on meil siin tegemist broileriga või ei ole? Vaata, selleks, et rääkida sellest, kas mõni inimene on broiler, sa pead defineerima, mis tähendab broiler. Ja mina olen kuulnud, esiteks enda kohta, oma kolleegide kohta ja paljude teiste nii-öelda noorte kohta, et nad on poliitbroilerid. Ja reeglina see argumentatsioon on olnud selline, et te olete noored, te ei tea poliitikast mitte midagi, teil ei ole kogemust, teil ei ole oma vaateid. Ja sellepärast te ei peaks poliitikaga tegelema. Samal ajal reeglina need on inimesed, kes on ambitsioonikad, nad on aktiivsed, nad on rohkem avatud uutele ideedele, nad teavad nagu rohkem just noorte probleemidest, teavad sellest, kuidas noortega suhelda, et neid vaadetakse ainult selle negatiivse poole pealt ja unustatakse ära kõik need nii-öelda positiivsed küljed. Nii et kui me räägime meie tulevasest peaministrist nagu poliitbroilerist, okei, see on meie õigust, aga samal ajal ka vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnistas seda, et ta on päris asjalik tüüp. Ma nüüd ei oska hinnata, ma ei ole Taavi Rõivasega suhelnud, aga mina nagu pakun, et selles saates, kui meil juba siin 2 nii-öelda poliitbroilerit on, siis me võtame need sõnad... keegi broileriteks nimetanud. Et me võtame selle sõna nagu jutumärkidesse selleks, et nad saaks täpsemalt aru, millest me räägime. Võib-olla siin teised saavad täpsemalt seda sõna lahti seletada. Ma arvan, et üldiselt on ju igal erialal niimoodi, et me teame, et harjutamine teeb meistriks, mida varem sa pühendud oma erialale, seda rohkem on sul aega harjutada, kogemusi saada ja siis järelikult meistriks saada. Et samas ma pean tunnistama, et ka minule tundub, et ma vähemalt sooviksin parlamenti näha sellisena, et kuhu tulevad erinevate elualade kogemustega inimesed, kes on neid saanud mujaltki kui ainult sellist partei kontorist ja siis hiljem esinduskogudes töötamisest. Et see tuleb muidugi ka jällegi teistes elualades kasuks, kui sa oskad tuua sisse teadmisi erinevatest valdkondadest. No aga Sergei ju vaidleb kohe Vladimirile vastu. Ideede ja tahtejõuga noored hoiavad erakondadest eemale. Sina nimetad, et erakondades ongi just need ideede ja tahtejõuga noored, kes tahavad, oskavad noortega suhelda, aga sina ütled, et need noored hoiavad erakondadest eemale. No, esiteks ma kommenteeriks kiiresti selle Taavi Rõivase asja. Ma arvan, et talle peab siiski andma need 100 kriitikavaba päeva. Räägitakse 25 päevast. See on liiga vähe, Teeme ikka 100, see on traditsioon, eks ole. Siis me vaatame, kuivõrd broiler ta on, võib-olla tegelikult päris võimekas noormees, et mina teda isiklikult ei tunne. Tean ainult, et tal on teatud olemas poliitilised kogemused. Aga mis puudutab seda noorte osalemist parteides, siis ma ise olen hästi palju lihtsalt oma elus kokku puutunud inimestega, kes on hästi huvitatud poliitikast, aga nad ütlevad, et nad ei näe Eesti poliitmaastikul ühtegi erakonda, kuhu nad tahaks astuda ühel lihtsalt põhjusel. Nad kardavad ära rikkuda oma imago, sellepärast, et Eesti ühiskond on võib-olla osaliselt ka õigusega suutnud luua templeid, mis kiiresti langevad nendele inimestele, kes hakkavad noorena hästi aktiivselt poliitikas tegutsema. Ma ei arva, et see on päris terve suhtumine, sellepärast, et erakond ja noortekogu on üks võimalus ennast realiseerida aktiivse kodanikuna. Seetõttu mina tegelikult ei kipuks kõiki niimoodi nagu süüdistama kohe, et tahad lihtsalt nagu mingisugust lihtsalt raha saada kuskil kultuurikeskuses seal passida ja oma 1000 saada kätte, eks ole. See ei ole päris niimoodi, aga samas kahjuks ma tunnen, et enamus lähebki seda 1000 eurot saama kultuurikeskusesse kellegi nõunikuna. Ma tunnen seda, et erakond soodustab karjerismi poliitikal, mis põhineb väärtustel inimeste heaks
midagi tegemisel ei ole mitte midagi ühist puhta karjerismi. Ingrid, kas erakond soodustab karjerismi? Tegelikult ma tahtsin minna selle juurde tagasi, mis Urmo ennist mainis, et poliitik kui elukutse. Et ma arvan, et inimesed peavad broileriks inimest, kellel on ette näidata ainult poliitilised ametikohad. Ehk siis ta ei ole oma elus näiteks, ütleme, ei ole kuskil kohvikus teenindaja olnud, ei ole mingisugust muud kontoritööd teinud kuskil erafirmas, et ongi ainult poliitilised töökohad ette näidata. Aga teisest küljest Euroopa näitel on meil väga palju selliseid inimesi, kes on juba noortekogust välja kasvanud maailmas tuntud poliitikud, et näiteks meil endalgi üle mere Frederik Reinfeldt ja Carl Bildt on tegelikult noortekogudest pärit ja juba noorest peast oma vaadetega esile tõstetud nagu, aga nende riikide puhul on tegemist ka oluliselt vanema demokraatiaga kui absoluutselt. Eestis. Ja ühe näitena tooksin veel Austria rahvaparteist, Sebastian Kurz on tema nimi, 27-aastane välisminister ja ta sai rohkem hääli kui mingisugused vanad periood nii-öelda ja temagi ütles enda kohta, et hakkas poliitiliselt mõtlema kuskil 10-11 aastaselt. Urmo, kiire kommentaar. Selge see, et ega Eestis tõesti oluliselt varem ei saanudki veel olla neid, kes oleksid kogu oma karjääri ainult poliitikuna teinud, et siin 90-ndatel lihtsalt inimesed tulidki poliitikasse teistelt elualadelt. Ma loodan, et neid jääb tulema teistelt elualadelt ka praegu ja selles mõttes jah, et niisugust igal elualal on ühekülgsus see, mis on pigem halb väärtus. Hea vaataja, koolinoored veetsid eelmisel nädalal mitu päeva oma vaheajast harjutades seda poliitiku elukutset. Me vaatame klippi. Eelmise nädala alguses toimus järjekorras teine Tallinna linnavolikogu simulatsioon. 4 päeva jooksul kogunesid 150 pealinna noort Viimsi koolis ja Tallinna linnavolikogus, et simuleerida linnavolikogu tööd. Linna probleemidele otsiti lahendusi 6 erinevas komisjonis ning lõpuks kaitsti enda lahendusi peaistungil Tallinna linnavolikogus. Üritus keskendus noorte kaasamisel otsustusprotsessides mitteformaalse hariduse edendamisele, spordi ja tervise populariseerimisele ning Tallinna ühistranspordiga seotud probleemide lahendamisele. Linnavolikogus vastu võetud projektid saavad rahastuse ning viiakse noorte endi poolt ka ellu. Vladimir, sina oled Tallinna linna noortevolikogu üks asutajaliikmeid. Mida me siin pildil nägime praegu? Noortele poliitika on huvitav juba nooruspõlvest ja poliitika selles kõige puhtamas oma tähenduses, millest rääkis Sergei, mitte see must ja räpane parteipoliitika, vaid poliitika kui otsuste tegemine. Ma arvan, me nägime seda, kuidas noored tunnevad selle vastu huvi ja kuidas nad on valmis 4 päeva oma vabast ajast pühenduma sellele, et nad vähemalt proovivad teha esimest sammu selle poliitika poole. Nad magavad koolipingide all, joovad kohvi 4 päeva nagu järjest, kuigi see ei ole võib-olla väga tervislik ja arutlevad kella 5 hommikul nendel teemadel, mis panevad neid muretsema. Ma tegelikult julgen öelda, et teil on õigus, jah. Ma arvan, et erakonnad soodustavad karjerismi. Nii nagu soodustavad karjerismi kõik muud kohad, millega sa puutud kokku ja mis pakuvad sulle võimalust leida töökoha. Ma arvan, et siin on oluline vahe erakondade ja teiste organisatsioonide vahel selles, et see konkurentsi mõiste, et erakonnad tegutsevad keskkonnas, kus aeg-ajalt saabub valimispäev, kus iga inimene peab valima ühe erakonna. Seega valides ühte erakonda jäävad kõik teised erakonnad tema häälest ilma. Vabaühenduste tegutsemiskeskkond on hoopis teissugune, et kus see, et ma näiteks olen Loomakaitseseltsis aktiivne kaasalööja, ei tähenda kuidagi seda, et ma ei võiks avatud vabariigis olla aktiivne ja tegeleda võib-olla veel annetada mõnele kolmandale organisatsioonile. Et seega see koostöö mõiste on mujal hoopis teise tähendusega ja muud tüübid soodustavad sellist koostööd rohkem kui võib-olla erakond. Nõus, aga ma arvan, et see on juba poliitilise kultuuri ja demokraatia arengu küsimus. Ja selline asi nagu koostöö erakondade vahel on võib-olla meie jaoks veel niivõrd väga tuntud nagu termin, sellepärast et lihtsalt absoluutses arvus neid erinevaid koalitsioone põlvkondade vahetusi ei olnud nii palju. Mina olen ise näinud Tallinna linna noortevolikogu näitel,
kuidas noorte sotside, noorte siis reformierakondlaste ja kesknoorte ühid said 2 aasta jooksul teha väga konstruktiivset koostööd, kuigi see oli väga ettevaatlik sellise väga-väga nagu nii-öelda rohujuurde tasandil, aga see oli minu jaoks vähemalt see kogemus, kus see pidev konkurentsitunne mõneks ajaks justkui mitte kadus ära, vaid vajus maha. Eks ta mõneks ajaks kaobki, et nagu me praegu valitsuse tasandil näeme, et kui valimised lähenevad, siis ka see nii hästi toiminud koalitsioon. Ma arvan, et see on see koht, kus me peame just rohkem tähelepanu neile pöörama, kus me peame sellest rääkima laiemalt kui noored ise seal nendes poliitilistes organisatsioonidest. Vladimir, ma lisaks, kui tohib, eks ole, et ma arvan ka, et hästi palju, kui me räägime noorte poliitikute imidžist, on teie kätes. Kahjuks ma väga harva näen häid analüütikaartikleid noorte poliitikute poolt, kes on juba aastaid toimetanud kuskil noorte partei osas, eks ole. Ma hästi vähe näen asjalikke esinemisi teles. Tihti näen propagandistlikke esinemisi enne valimisi, seda küll on näha, eks ole. Hästi vähe on näha sellist sisulist poliitilist tegevust, vähe on näha nende vahendite kasutamist, rohkem sellist nagu lihtsalt olemist, midagi tegemist, kellegi abistamist poliitkampaanias. Ütle, Sergei, kas see on ainult noorte puhul nii või on see nii-öelda ka vanema generatsiooni puhul niimoodi, et sisu jääb nagu vähemaks või seda peaaegu seal on olukord mitmekesine, eks ole. Mina väidaks seda, eks ole, et meil ei ole noorte kogudes sellist turgevat arvamusliidrit, keda oleks näha avalikus ruumis. Vanema generatsiooni seast on selliseid poliitikuid, kes on meie riigis nagu kujundavad arvamust. Ingrid, kas IRL-i noortekogus on arvamusliidreid? Ikka on. Aga eks noortekogu seltskond ongi selline kirju, et on neid, kes on nii-öelda mööbliks ja on neid, kes teavad asju ja kellel on seisukohad ja kes oskavad argumenteerida. Vähemalt meie IRL-i noorte poolt on ka Postimehes viimasel ajal ilmunud sisulisi arvamusartikleid. Et ma arvan, et noortekogudes sisu on, kui tihtipeale see jääb isegi selle taha, et ütleme erakonnas väga ei soodustata võib-olla noorte esile kerkimist, sest et see on siiski konkurents. No meie vaataja, me tuleme kohe tagasi, meie vaataja Elis Tootsman, kes kuulub noorsotside hulka, avaldab siinkohal arvamust, mis on nüüd väga konkreetne kõige selle taustal, millest me rääkinud oleme. Tsiteerin, minu seisukoht on kindel. Kuuluda erakonda on karjäärivõimalus, sest olles erakonna liige on noortel võimalus mitte ainult kritiseerida, vaid ka oma ideid realiseerida. Kõlab nagu klišee, aga nii see ka on. No meil leidub siin laua taga tegelikult kohe ka vastupidine näide sellest, kuidas moodi väga agaralt oma ideid realiseerima minnes võidakse üritada karjäärile kriips peale tõmmata, nagu Vladimir siin tõsteti sinule tuttavast Lasnamäe valimisringkonnast ümber kesklinna ringkonda. Sellest ilmus ka artikkel, kuidas Keskerakonnas toimub järjekordne sisekäärimine ja nii edasi. Et mis siis nagu juhtus, kui sa sellele tagasi nüüd vaatad, ütleme aasta-poolteist hiljem, vabandust, teise juhtus sügisel. Kui sa selle nüüd tagasi vaatad, mis siis toimub, kas toimub sisekäärimine? No esiteks mitte üks artikkel, vaid kuskil 10 artikkel. Teiseks ma seda sisekäärimiseks ei nimeta. Pigem ma ütleks, et mitte alati noored saavad seda, mida nad tahavad saada. No mis konkreetselt sinu puhul oli? Mis need maagilised jõud olid, kes sinu ühest nimekirjast teise tõstsid? Okei, no nüüd võib olla siuke saada nagu tõehetk, mis teile väga nagu ei meeldi. Asi on selles, et ma ei teagi täpselt, mis oli selleks põhjuseks. Aga see ometi pole sind pannud pettuma ja sa oled jäänud nii-öelda jätkanud Keskerakonna ridades. Proovid uuesti? Tead, minu jaoks, vaata, ja ma arvan, et ka väga paljude teiste poliitiliste noorte jaoks, erakonda kuulumine ei olnud kunagi otseselt seotud sellega, et äkki ma saan volikogu liikmeks, peaministriks, nõunikuks või kellegiks muuks. Tead sellepärast, et kui me oleks tõesti seda niimoodi teinud, siis me oleksime karjeristid. Ma olen erakonnas,
selle noortekogus olnud juba 6 aastat. Ja ometi ma ei tulnud erakonda selleks, et mind lubataks kandideerida Lasnamäel ja lubataks saada teatud positsioonile. Ja kindlasti ma ei hakka välja astuma erakonnast, sellepärast, et see ei juhtunud. No ka mingi demokraatia peab ju eksisteerima, Urmo, mis ma arvan, et ei, loomulikult peab, aga selle loo puhul tuleb jälle vist ilmselt tõdeda, et ega tagasilööke tuleb ka nagu teistsugustes organisatsioonides, et kindlasti on näiteks mis tahes elualal töötav noor aeg-ajalt hambaid kiristanud, et tema töö ei kulge täpselt nii, nagu ta võib-olla oma kõige paremates unistustes seda ette näeks, et see vast ei ole siinkohal midagi ainukordset või erakordset. Elu on võitlus. No mis teie arvate? Klassikaline tagasilöök tuleb ikka ette, midagi väga hullu ei ole, elame edasi, proovime uuesti või? Et no selles mõttes, et kui tegemist on ebaõiglusega, mis on tingitud sellest, et keegi kasutab oma lihtsalt võimu erakonnas ja vagistab nagu teist inimest, vähendab tema võimalusi võidelda, eks ole, häälte eest valimistel, siis nagu see on lihtsalt räpane ja see näitab sisekultuuri, mis erakonnas valitseb. Et kahjuks jah, paljud erakonnad on tõestanud, et neil on see mõnikord täitsa ok. See on niimoodi inimest lihtsalt sahtlise panna ja sinna jätta. Et ole seal ja tegutse võib-olla kunagi saad ka välja. No õnneks Vladimir pole sahtlisse jäänud, ta on väga aktiivne, et kiirelt paari sõnaga. Ja, et kuna jutt käib ikka minust, siis ma nagu lihtsalt mainiks seda, et ma arvan, et siin on kõige tähtsam see, et sa nagu enda jaoks saad aru, kuidas sul nii-öelda sinu enesehinnanguga ja sinu südametunnistusega nagu on õige käituda. Et kuna see lugu on minu jaoks pigem erakonna sisesene, ma olen iseenda jaoks teinud mõned järeldused, teinud mõned otsused, muutnud natuke iseenda nagu kohaloleku erakonnas. Aga jah, ma arvan, et selliseid asju tuleb ja need asjad õpetavad. Ja lõppkokkuvõttes, kui nad sind ära ei tapa, siis teevad sind tugevamaks. No Urmo, sa küsisid Ingridi käest saate esimeses pooles. Kas, kui sa ei mõtle, et Reinsalu on kihvt tüüp, kas sa siis ometi mõtled, et konservatism on juba äge? Teatud sellised hoiakud levivad meie ühiskonnas, et IRL on justkui rohkem selline nii-öelda eestlaste erakond ja Keskerakond rohkem nagu venelaste erakond, eks ole, klassikaline ja ülejäänud kusagil laveerivad seal vahepeal. No Ingrid, kas IRL-i noortekogust te igal nädalavahetusel tõmbate sinimustvalge põse peale, lähete rahvalaule laulma? Ja Taame rusikaga vastu rinda. Mulgikaps ka. Ja mulgikapsad ka. Ei, see ei ole üldse nii. Esiteks on IRL-i noortes ja üldse IRL-is on venelasi vähe, kuid siiski nad on esindatud. Ma pean siia vahel ütlema, teil on Facebooki lehekülg IRL Baruski, sellel on alla 200 laigi. Millest see kõneleb? Need, kes seal on. Ei. Nii vähe? Just, aga mina tunnen näiteks seda, et nagu siin on meedias ka räägitud, või üleüldse me oleme rääkinud sellest, et vene rahvusest inimesed tihtipeale elavad teises meediaruumis. Et nendeni ei jõuagi see, pluss veel selline, nagu me oleme siin rääkinud, et inimesed arvavad, et poliitika on räpane, poliitika on halb, et sa ei näe sinna sisse ja kui sa oled, nagu sa kasutad oma erakonna nimes juba selliseid sõnu, siis see kuidagi hirmutab inimesed ära ja tekibki selline, et inimesed seal on marurahvuslased, aga mina arvan, et ei ole ja me väga ootame kaasamõtlevaid vene noori endaga liituma, et võib-olla siis saad ka oma sõpradega näiteks rääkida, et on täitsa olemas võimalus tulge. No te ootate neid liituma, aga eks me siis paari aasta pärast küsime uuesti, kas te ikka veel ootate või kuidas need on. Meie toimetaja Riho käis Tallinna tänavatel ja koolis uurimas noortelt, mis seisab nende meelest nende erinevate valikute taga. Kui homme oleksid valimised, siis kelle poolt sa hääletaksid? Reformierakond. Võib-olla Isamaa ja Res Publica poolt. IRL kõnetab mind kõige rohkem. Mitte kellegi poolt. Ma ei valiks parema meelega erakonda, sest ma valiks parem meelega üksiküritajaid. Miks? Sellepärast, et see tuleb otseselt mul nagu vanematest, et vanemad hästi palju mõjutavad su poliitilisi vaateid, et kui sul näiteks isa pooldab hästi palju Reformierakonda, siis tavaliselt see kandub tihtipeale üle. Ma leian, et erakonna süsteem on vigane ja seda tuleks muuta. Aga kas Eestis hääletatakse keelepõhiselt, et vene keelt kõnelevad noored Keskerakonna poolt
Võib-olla natukene. Kui erakonnad reklaamiksid ennast rohkem ka vaatepõhiselt, siis üleüldisele rahvale, mitte ainult teatud siis kogukondadele. Ma arvan, et see on palju tingitud ka sellest, et mis erakond lihtsalt milliste noorte poole ennast nagu kommunikeerib. Ma arvan, et Keskerakond lihtsalt töötab vene noortel palju rohkem. Aga mida saaksid teised erakonnad paremini teha, et ka nende poolt hääletaksid venekeelsed noored? Võib-olla siis sama, mida Keskerakond teeb. Tallinnas on alati suhteliselt võidab see, kes võidab venelaste arvamuse. Võidab see, kes võidab venelaste arvamuse. Sergei ja Vladimir, kas vene noore ainuke valik on Keskerakond ja mida tähendab teie hinnangul võidab see, kes võidab venelased? Kui sa lubad. Kindlasti Keskerakond ei ole ainuke valik vene noore jaoks. Vene noor peab valima seda, kes on... Iga inimene peab valima seda, kes on talle meelepärasem. Ma võin lihtsalt anda siin väikese soovituse, võib-olla ka üle noorkolleegile IRL-ist ja teistele poliitnoortele, kes meid vaatavad. Siuke väike know-how, kuidas vene noori tõmmata. Kui te võrdlete 4 poliitilist organisatsiooni, ehk siis Reformierakond, Sotsid, IRL ja Keskerakond, kõik teised jätame hetkeks välja, kuigi nad on ka olemas. Siis te näete, et neis 3 Reformierakond, IRL ja Sotsid, neil on olemas nii nimetatud vene klubid, mis peaksid justkui koondama vene noori, aitama neil olla nagu kuidagi ühes kambas, kõik on väga mõnusasti, kõik on koos, tehakse väga lahedaid eraldi üritusi ja tihti peale asi tandubki selle nii nimetatud vene klubi peale. Minu sõnum teile, kallid kolleegid, on kustutage ära need vene klubid ja pange need vene noored või pakkuge neile liituda nii-öelda normaalse organisatsiooniga, kus ei ole segregeerumist Eesti ja vene noorteks. Kesknoortel ei ole põhimõtteliselt kunagi olnud mingeid vene klubisid. Muidugi, kui on näiteks on kamp inimesi, 30 inimest näiteks kuskil väikelinnas ja neist absoluutne enamus on eestlased, siis selle suhte keeleks on eesti keel või vastupidi. Aga selles peitubki see edu võti, et noored hakkavad üksteisega suhtlema, kui nad on huvitatud sellest asjast, nende jaoks ei pea looma Eesti klubi, Vene klubi, Ungari klubi. Noored on need, kes kiiresti õpivad, noored saavad hakkama, ma usun. Selleks on kõik need suvepäevad ja Vladimir käsitleb seda pigem siseelu, eks ole, kui me vaatame lihtsalt inimeste valikuid, mitte ainult ka noorte omasid, siis poliitilise polariseerumise probleem on väga sügav. Tegelikult nagu ma arvan, et see muidugi sarnab veidi mingisugusele sellisele vaikivale kokkuleppele pärast 2007. aastat, ausalt öeldes. Et ühele on antud ühed, teistele teised. Ja siis Keskerakond sai kõiki instrumente ja võimalusi kätte, et venekeelsete valijate südameid võita. Muidugi need võidetakse väga erinevate meetoditega, mida mina isiklikult mõistan hukka. See ei ole ikkagi nii, et on antud, vaid inimesed ei ole nii-öelda antud ega jagatud, nad ju ise valivad. Miks antud? Sellepärast, et teised erakondad on keeldunud pärast 2007. aastat tegelda selle valijaskonnaga. Nad on põhimõtteliselt sellest loobunud. Telkisid pannakse seal Lasnamäele püsti, eks ole, seal sinine telk käib Juhan Parts käib Belgarimaal. Ja siis kollane telka ilmub, aga need on väga minimalistlikud asjad. Et tundub, et arvatakse, et investeering niivõrd ennast ei tasu ära, et poolegi mõtet üritada. Et selles mõttes ma arvan, et suur süü on parem erakonda peal, et venekeelne valija on poliitiliselt täiesti lõimumata Eesti ühiskonda. Oleme ausad nagu, et isegi kui see on inimeste nagu siiras valik, eks ole, et Keskerakond ja kõik. See tähendab seda, et see valijaskond kristalliseerub, ta kibestub mõnes mõttes, eks ole. Ta ei näe enam alternatiive. See toob kaasa näiteks Ida-Virumaalt seda, et võim ei vahetu 10-15 aastat. Me räägime Ida-Virumaast ja Urmo, mul on sinule küsimus. Hiljuti viis Praxis läbi uuringu, mis ei olnud küll mingi poliitiline, selles mõttes poliitiline, et ei käsitletud erakondlikke eelistusi. Vabatahtlikkuse uuring, millest selgus väga oluline ja huvitav fakt, mida ma üritaksin inkorporeerida siia sellesse saatesse ja küsida, kas see võrdlus on üldse asjakohane. Ida-Virumaa elanikud, sealhulgas noored, ootavad, et neid teatud algatustega kaasa kutsutakse. Et nad ei ole ise nii aktiivsed haarama härjal sarvist, kui võib-olla eestlased nii-öelda ise, eks ole. Et kuidas siis nagu sinu hinnangul on, et kui Edgar kutsub, siis minnakse ja kui keegi ei kutsu, siis ei minda nagu ka?
Et just selle nii-öelda endapoolse initsiatiiviga, et neid peab nagu kutsuma ja kõnetama nagu otse või rohkem kui eestlasi või ei ole see nii? See on harjumise küsimus jah, et on teatud, kes on loomu poolest aktiivsemad ja siis kui see aktiivsus minu meelest on nakkav, et ma näen seda, et kus on, sinna tekib neid aktiivseid ka juurde, sest kuidagi tekib ka arusaam, et see on see normaalsus ja teistes kohtades, kus siis selliseid eestvedajaid ei ole, kes omakorda teisi nakataksid selle aktiivsuse pisikuga, et need siis kipuvad kõrvale jääma. Sellest räägitakse nii palju, et Eesti ühiskond on siis polariseerunud, et väga suur lõhe on eestlaste ja venelaste vahel ja muidugi selle üle on väga hea arutleda ja see täidab eetriminuteid, aga mul on siinkohal lihtsalt küsimus, et aga kas me siis oskame midagi teha ka selle lahendamiseks? Et kas me nagu räägime või me mingi hetk jõuame selleni välja, et mis see nagu kõige paremini aitaks, et siis me teeks selle lihtsalt ära? Vladimir, mis me oskame teha? Ma arvan, et me kõiki oskame. Ma esiteks arvan, vabandust, ma ütlen väga egoistiliselt, ma arvan, et meie Keskerakonnas ja eriti kesknoortest meie oskame teha nii, et vene noored suhtleksid Eesti noortele. Ja mis see valem on? Me kõik tahame teada seda. Valem on see, et sa ei pea sellest rääkima. Kui sa näiteks võtad 50 noori, tood neid kusagile välja ja nimetad seda kõiki integratsiooniprojektiks, siis 99% on tõenäosus, et see kukub läbi. Ma kunagi mõtlesin, et mida mina teeksin, kui nagu räägitakse, et kui mina oleks direktor ja mulle antaks otsustada, mida teha nende rahadega, mis lähevad integratsioonifilmide jaoks, kus esineb Laine Randjärv ja muud sellised tegelased, mingitele noorte integratsiooniprojektid, mingid lõimumisprogrammid. Teate, ma jagaks kogu seda raha või mitte jagaks, ma ostaks selle raha eest piletid Eesti kondise jalgpallimängudele ja jagaks neid piletid tasuta vene kooli noortele. Jagaks neile Eesti salle ja uskuge mind, vene noored hea meelega läheksid neid mänge vaatama ja karjuksid elagu Eesti sama kõvasti, nagu seda karjub jalgpallihaigla. Ma räägin sellest, et ei saa toimuda integratsioon nii-öelda integratsiooni nimel. Integratsioon peab toimuma kas ühiste huvide nimel, et me käime koos lasketiirus või ma ei tea, tegeleme mõne spordialaga. Mul on tüdruk eestlanna ja sellepärast ma hakkan eesti keeles rääkima. Minu kaastöölised on eestlased. Need asjad on vaja arendada mitte integratsiooniprojekte, on vaja panustada kvaliteetsetesse asjadesse, et nad hakkaksid sihipäraselt kaasama venelasi, vene noori. Konkreetne näide, suurepärane noorteorganisatsioon Tegusad Eesti noored. Riik andku neile 10 000 palka kui inimesed, kes hakkavad tegelema nii, et igas sessioonis 10% noori on vene noored. Uskuge mind, see töötab palju paremini. Ja erakondale võiks öelda, et palun looge arukatele haritud vene noortele sotsiaalset lifti, et nad saaksid ennast realiseerida, et neist saaksid poliitilised liidrid ilma selleta, et müüa oma hinge maha kuradile. Ja lihtsalt see on väga õige märkus ja ma arvan osaliselt ka sellepärast Keskerakond ja Keskerakonna noortekogu on populaarne noorte seas, mitte ainult sellepärast, et Keskerakond ja kõik või Edgar Savisaar ja kõik. Vene noored näevad, et nad võivad Keskerakonnas läbi lüüa ja neid näiteid on palju. Hetkel neid saab jälgida eriti linnaosa vanemate nagu näitel, Mihhail Korb, Olga Ivanova, neid nimesid on nagu päris palju. Kas või see sama Mihhail Kõlvart, kes on noor inimene, te võite temast arvata mida iganes, ma nägin, inimestel läksid silmad niimoodi, aga see on sotsiaalne lift, see on eeskuju noortele. No kuulge üleskutse meie erakondadele, looge noortele ja looge vene noortele platvorme, kus ennast teostada ja nii edasi ja kuidas see oli, ärge lähtuge. Ma lihtsalt lisaksin kohal seda veel, et oluline on aru saada, et vene inimesed Eestis ei vaja erikohtlemist, nad ei ole nagu punases raamatus sellised nagu elukad, keda tuleb eriti palju neist hoolt kanda, et nad välja ei sureks. Lihtsalt on vaja avada nende jaoks oma meeli, et nad on vastu võet. Saade hakkab lõpupoole tüürima. Mis on see juhtmõte, mis meile siit saatest kõlama võiks jääda ja see sõnum, mida vaatajale edasi öelda? Sergei, alustame sinust. Kõige olulisem on see,
et inimene tahaks panustada ja keelduks olemast lihtsalt mingisugune tööinimene, kes käib tööl 8-5 ja mõtleb oma asjadele. Et ta tahaks panustada kas vabakonnas, poliitilises erakonnas või kuskil mujal, ei ole oluline. Panustamine on kõige olulisem. Panustamine, kena Ingrid. Mina arvan samuti, et peab olema ühiskondlikult aktiivne, et ausalt öeldes nihilist on kõige lihtsam olla. Jah, ärgu keegi pidagu ennast tähtsusetuks inimeseks, kellest mitte midagi ei sõltu. Ei ole mingit põhjust olla ka upsakas ja nina liiga püsti ajada, aga tegelikult ju ongi, kõik on su enda kätes ja parim, mida teha, on mõelda, mida mina saan mingisuguse probleemi lahendamiseks teha ja mida ma saan teha eelkõige koos teistega. Ükskõik siis, mis vormis seda täpselt ette võetakse. Ma arvan, et kõige tähtsam asi elus on armastus. Ja sellepärast peab tegema just seda, mida sa armastad ja seda tegema nende inimestega, keda sa armastad ja kes sind armastavad. Hea vaataja, juhtmõtteid kõlas palju. Sinu arvamus on oluline, teadvusta enda rolli siin ühiskonnas ning olulised teemad ei ole kuhugi kadunud. Me kohtume taas 9. aprillil ja räägime teemal, milline on elamisväärne Eesti riik. Millises riigis sooviksid sina elada ja mis teeb selle sinu kui noore inimese jaoks atraktiivseks? Avalda arvamust meie Facebooki lehel ning küsime sinu küsimuse juba järgmise saate külalistelt. Kohtumiseni!